Kallid kuulajad ja vaatajad, täna on meil külas ennetusmeditsiini asutaja Sergei Saadi. Tervist! Tervist! Sergei, me oleme väga keerulises seisus. Ma nimetan tavainimesed, sellepärast et meditsiin on mingisugune teema, millega me igaüks meist puutub kokku, midagi loeb, midagi guugeldab ja saab oma ilusa valepildi kokku. Mis on sinu hinnang sellele, et kuidas inimene peaks käsitlema üleüldse oma terviseprobleeme, kas ta peab guugeldama, mis on see parim viis, kuidas ta saaks kompetentselt abi? Küsimus on väga aktuaalne ja aktuaalne mõlema poole jaoks, nii patsiendi jaoks kui ka arsti jaoks. Ja ega keegi ei oska sellele küsimusele vastata. Kõige optimaalsem minu jaoks oleks selline lähenemine, et inimene otsib nii palju, kui on võimalik abi ise ja siis, kui kõik allikad ja kõik võimalused on juba ära proovitud, siis pöördub arstile. Ja siin eeskätt pean silmas ka seda, et inimene peab leidma ressurssi enda sees. Praegu räägitakse ka palju sellest nii-öelda õpitud abitusest. See on ka kindlasti oluline ja ka arstide töös on see oluline ja mitte ainult arstide, meditsiinitöötajate, pereõdede töös on oluline, et kui inimene näiteks ei saa isegi mingisuguse väiksema tervisemurega ise seisvalt hakkama ja kohe otsib abi. Selles ei saa inimest ka süüdistada. Aga kui me räägime sellest, et tervisealane teadmine või arusaam tuleb alles siis, kui inimene kohtub probleemiga või kui inimene esimest korda, ütleme nii, pöördub päris perearsti poole, mitte olles laps, mitte olles isegi võib-olla nooruk, aga siis, kui tal näiteks juba laps olemas, see on juba keeruline. Et selles mõttes, et ta enne seda ei saagi kuskilt mingisugust tervisealast nõustamist. Seda ei ole koolis, kui on, siis hästi vähe. Seda ei ole kodus, kui on, siis hästi vähe. Ülikoolis, kui on, hästi vähe. Et ei ole sellist terviklikku lähenemist, mis annaks inimesele arusaam, ütleme nii, et tal kujuneks ette selline terviklik ettekujutus tervisest nagu hästi keerulisest süsteemist ja organismist kui ise reguleeruvast süsteemist. Ja see ongi see põhiline küsimus ja sellele vastust, et kuidas hoida inimest tervena selles keerulises maailmas ei olegi, et keegi peab sellega alustama, milline aste see võiks olla, kas lapsevanem, kas kool, ülikool või üldse kogu ühiskond, see on keeruline. Mina näen kahte probleemi. Üks on see, et igasugune guugeldamine aitab sul kiiresti jõuda fraasini, et see lõpeb surmaga. Eriti kui sa kasutad inglise keeles, tulevad need kiired vastused. Et see, mis on ilmselt emotsionaalselt kõige raskem, on see, mida otsingu tulemus üritab näidata. Sest põhimõtteliselt nii koroona ajal kui ka üleüldse ükskõik millist guugeldamist ma olen teinud, esimene asi on see, et näidatakse mitu faasi enne surma ära ja siis öeldakse, et siis on asi läbi. Et keegi ei maini seda, et on olemas erinevad tased, sümptomaatika, nii palju kui ma olen uurinud, põhimõtteliselt ükskõik millisel haigusel ta on väga sarnane, sul on alates sellest, et sul, ma ei tea, jalad värisevad, suus kuivab ja siis põhimõtteliselt sa saad endale välja mõelda, et kas see on diabeet või see on midagi neerudega seotud. Et see on üks asi. Teine on see, et siis kui sa pöördud arsti poole, kaks varianti, kas sa saad kohe mingisuguse tableti sellele probleemile, vahet ei loe, kas see spetsiifiline või mingisuguse üldiseloomuga või siis öeldakse seda, et sa oled üsna terve, aga sa endiselt ei sattu sinna diskussiooni, et mis on õige elustiil, kuidas ma pean
sümptomaatikast aru saama ja hästi paljud tuttavad, eriti nendel, kellel on lapsed, siis kui loevad internetis igasuguseid tulemusi, mingi teatud analüüsi, siis lähevad paanikasse, eriti emad, kuna nad seal on nagu kirjutatud, et kui teie lapsel on vitamiini B12 nii-öelda puudulikkus, siis nagu katastroof, siis tegemist on nii-öelda ajuhäiretega, mis iganes, nii et ma saan aru, et üks nagu pool on see, mida sina oled ette võtnud selleks, et nii-öelda seda probleemi lahendada, et kuidas inimesi nõustada, aga nagu kuidas inimestel võiks ideaalmaailmas protsess välja näha, kuidas inimene jõuab selle juurde, et kuidas tervisega käituda oma kehaga, oma elustiili ja kust saada õiget infot? Kui rääkida sellest, et inimene saab liiga palju informatsiooni ja siis ta ei oska mitte midagi sellega peale hakata. See on väga, väga oluline küsimus tõepoolest, et piisab ainult ühest asjast, et mingisugusest tühi asjast, et inimese peas hakkaksid juba tekkima igasugused hirmumõtted ja surmamõtted. See ei ole ka halb, ega seda ei saa kuidagi vältida, aga arsti ülesanne on kõike mitte vajalikku eemaldada ja jätta alles ainult seda, mis puudutab täpselt seda inimest. Selle poolest on arsti abi oluline, et me õpime tunda seda või ütleme nii, me õpime sõeluda välja mitte vajalikke sümptomeid ja asju ja keskenduda sellele, mis on selle inimese jaoks oluline. Ja kui inimene otsib ise ja paneb kõiki sümptomid kokku, ja taas ütlen, et seda ei ole võimalik kuidagi peatada enam, see protsess on ka globaalne kõigile kättesaadav. See teadmine, üldine teadmine, Google'i kasutamine ja su küsimus oli juba nii kaugele läks. Jah, et see oli pikk küsimus ka, et kuidas inimesed peaksid teada saama rohkem oma tervise kohta ja kuidas seda õige infoni, kuidas jõuda. Täpselt, et see on seotud minu esimese vastusega, ütleme nii selle pikema vastusega, kus minu arvates peavad olema sellesse kaasatud rohkem arstinduse või meditsiiniasutuste väljaspool asuvad igasugused asutused ja ühiskond ise. Ja muidugi see on selline globaalne vastus. Kui me räägime, oleme natuke täpsemad, siis ei olegi olemas sellist täpset näiteks kohta või allikat, mida ma saaksin soovitada, kasutada, et võib vabalt guugeldada. Ega ka uuringud on näidanud, et tegelikult see Google arst, nii-öelda Google doktor, ei ole sugugi halb mõte üldiselt, et sisuliselt, muidugi maailm liigub sinna tehisintellekti poole ja kõik, mis on praegu igasugustel kaugkonsultatsioonide platvormidel, näiteks ka sel platvormil, kus mina teen tööd ka paralleelselt. Meil on see artificial intellecti kasutamine on kasutusel ja sellel on oma eeliseid, pigem eeliseid on rohkem kui selliseid miinuseid. Aga see võikski olla üks selline võimalus inimestele, et kindlasti see tekib varsti ka perearstidel ja kindlasti ka haiglates, kus sellist eelsõelumist teeb tehisintellekt. Ja inimene ei pea mitte midagi mõtlema ja ükshaaval oma sümptomeid ise lahti kuidagi mõtestama ja et ette kujutama endale, mis see võiks olla. Ta lihtsalt paneb kõike sinna kokku ja masin juba mõtleb välja 1, 2, 3, mis need probleemid on, võttes arves vanust ja sugu ja mingeid perekondlikke säärasusi ja seda kõike. Nii et siis üks põhimõte on see, et otsida õigest allikast, usaldusväärsest allikast terviseinfot. Taas ütlen, et see Google võib olla, aga lihtsalt ma ei palu, et kõik vaataksid näiteks mingit PubMedist
teaduslikke artikleid ja kõike seda lihtsalt, et see leht vähemasti näeks välja enam-vähem arusaadavalt ja usaldusväärselt. Ja teine võimalus on kindlasti, teadmine on see, mis on peamine. Ja mida selle teadmisega peale hakata, et kui sa tavaliselt loed ja lased kõrvadest mööda muidugi igasuguseid soovitusi nagu stiilis ala tervislik eluviis ja tervislik toitumine ja piisavalt vedelikku ja täisväärtuslik uni ja stressi maandamine, see kõik. Tegelikult see on see, mis loeb. Et üks ja teine, kolmas, neljas, viies ja kokku kõik need väiksed tegurid on need, mis tekitavad inimese kehas heaolu. Mitte ükski ravim, mitte üks tegur, vaid mitme teguri koosmõju. Miks väga harva me kuuleme, mina olen saanud vähemalt vastuseks igat sorti probleemidele, et võimalik, et nad põhjustatud on stressi poolt ja vastuseks sulle taast öeldakse, et me võime sulle ka nii-öelda antidepressandid välja kirjutada ja see on nagu miski, mis on nagu läbi mitme nagu erinevate arstide, mitte ainult perearst, vaid nagu kogu aeg antidepressantide reklaam käib. Ja mis trikk sellega on? miks see nii kiiresti jõuab inimeste nagu lauale, soovitatakse minna psühhiaatri juurde, ma rääkisin oma tuttavaga psühhiaatriga, ma küsisin, kas mul on vaja abi, siis ta ütles, et ei, sul absoluutselt ei ole vaja abi, aga ma saan aru, et see on pigem viide sinna, et kuna see ilmselt psühhosomaatiline probleemistik on pigem nagu vaimu tasemel, mitte keha tasemel, et soovitatakse sinna, aga mis on see fenomen, miks need antidepressandid on nagu nii moes ja miks neid nii lihtsalt reklaamitakse? Sul on õigus, et nii-öelda sellist psühhosomaatilist käsitlemist praegu natuke rohkem, et arvatakse, on alati tegelikult arvatud, et keha nii-öelda vaimne ja kehaline pool on omavahel tihedas seoses ja seda määratakse sellepärast, et ühelt poolt, kui me räägime esmatasandist, siis see on üks, ütleme nii, viis, kuidas arst proovib väiksema vaevaga sinust lahti saada. Umbes sinu sellistest psüühilistest vaevastest lahti saada, ütleme nii, et kohe oleks arusaadav, kas see kaebus või sümptom on pigem kehaline või psüühilist päritolu. Teine on see, et kõik saavad aru, et praegune elustiil ja rütm lihtsalt ei anna meile mingit muud võimalust, kui kogu aeg kannatada. Et me kõik kannatame ja ei jäta aega enda jaoks ja antidepressant on teoreetiliselt üks võimalus, kuidas inimene saaks, et ta saab aru, et ta saab rohtu, ju miski on korrast ära. Ja just see rohi sellise karmi nimega nagu antidepressant alati ajab hirmu peale ja teoreetiliselt see peakski nii olema, sest see oleks nagu see viimane võimalus. Vastavalt juhistel on meil alati esimesena psühhoteraapia, et mitte antidepressant. Jah, juhised on ka erinevad, on ka juhiseid, mis on kindlasti ravimifirmade poolt sponsoreeritud ja need uuringud ja keegi sellest väga keegi ei räägi, et seda ei ole, seda ei oleks, kindlasti on ja kindlasti on antidepressantides kasu. Teatud rühmades, teatud olukordades on kasu. Ja kui me esialgu rakendame muid meetmeid, näiteks kognitiivkäitumuslikku teraapiat
või muud psühhoterapeutilist nõustamist või näiteks mina isiklikult näiteks soovitan inimesele ka võtta puhkust või võtta haiguslehe, kui on vaja. Ja määran lisaks sellele massaaži, näiteks mingit nõelravi, kui mingit taimset abi, ka mingeid taimseid vahendeid, et natuke lõõgastada. Ja uurin välja ka kuidas tööl, kuidas kodus ja taas, kuna kõik on nii kompleksne ja et antidepressant ei tee ainult meeleolu paremaks, sest ta on ka tõestatud, et antidepressandi üks toimemehhanism selline, et see soodustab teatud soolebakterite kasvu, mis vastutavad meie meeleolu eest, ütleme hea meeleolu eest. Nii et on ka teada, et inimestel meeleolu häiretega, ärevushäiretega on ka teatud hulk bakteritest soolestikust, mis on erinevad võrreldes inimestega, kellel on meeleolu korras. Ja just näiteks selline antidepressant nagu duloxetin, selle kohta on kindlalt määratud selline toime, et see mõjutab seda teljet, mis meil on soolestik peaaju. Ja ehk siis antidepressant sisuliselt mõjub osaliselt nagu probiootikum või prebiootikum ja parandades soole mikrofloorat. Ja kogu selle ravi ülesanne on normaliseerida meie sümpaatilise, parasümpaatilise närvisüsteemi tasakaalu, et meie närvisüsteem koosneb kahest osast. Üks on parasümpaatiline, mis on rahustav ja sümpaatiline on ergutav. Ja sümpaatiline vastutab sellise reaktsiooni eest nagu fight or flight, see võitle või põgene ja selle sümpaatilise närvisüsteemi mõju all süda hakkab kiiremini lööma ja veri liigub rohkem lihastesse, kopsudesse, peaaju, et selleks, et tagada meie kiiret reaktsiooni. Ja sellest lähtuvalt, kui sümpaatiline närvisüsteem on aktiveerunud, ei ole verd, ei ole reserve selleks, et see näiteks liiguks meie teistesse kudedesse, ütleme nii, või teistes kudedes tekib hapnikuvaegus, ja sellepärastki näiteks tekivad igasugused somaatilised kaebused, mis on seotud psüühilise stressiga või pikaajalise stressiga, et siis näiteks 12 sõrmiksoole haavandid, mingisugused ärritunud soole sündroomid, sellised asjad, mille puhul ka määratakse antidepressante. Ja meie ülesanne on parasümpaatikat aktiveerida, ehk siis tekitada sellist reaktsiooni, et kogu organism rahuneks ja et nii-öelda, ütleme nii, see energia tasakaalustuks, ütleme nii. Ma arvan, see nagu hirmus selle asja juures on lihtsalt see ilmselt mõte, et inimene ise ei tea, mis tema elustiili sees on seda põhjustanud ja talle antakse mingisugune jälle tablett, mis aitab seda olukorda parandada, aga sellegi poolest see juurprobleem jääb nagu käsitlemata, et mida ma saan teha niimoodi, et neid asju ei teki, et see puudutab ka toitumist ja kõike seda, et ma arvan, et see on see koht, mis paneb mõtlema, et miks ma saan mingisuguse kiire vastuse väga keerulisele elukorralduslikule. Ma saan aru, et kellelgi ei ole aega, et sinu nii-öelda elustiili läbi rääkida, sinu harjumusi, mis iganes suhted, aga jah, ilmselt see tekitab sellise tunde, et pigem nagu see toode nagu sponsoreeritud kui see, et see on päriselt see, mida on vaja inimesele. Et see, et meditsiin on, jällegi me oleme lugenud ilmselt sellest kõike, aga mis on sinu nagu nägemus või arvamus, kui palju sellist nagu promomist meditsiini toimeainetele on, et kui palju sellel on nagu palju sellest on nagu suunatud ja paljust on päriselt see, mis on inimestele vaja? Tänapäeva meditsiin on juba ammusest ajast liikunud või kõrvale kaldunud tõesti sümptomite
eemaldamisele. eemaldamisele või jah, lahendamisele või jah. Ja see ongi väga mugav, et meil on, nii nagu praegugi räägitakse, iga sümptomi vastu on meil tablett ja inimene võibki tervet elu võtta tabletti, mis leevendab sümptomeid, mis võib osaliselt sekkuda patogeneetilistesse mehhanismidesse. Et meil on üldiselt on ajalooliselt kolm ravi, kolm meditsiinilise sekkumise viisi nii-öelda on etioloogiline, et kui me mõjutame põhjust, on patogeneetiline, kus me sekkume protsessidesse, et mitte päris põhjustesse, aga lihtsalt protsessidesse, mille käigus siis sümptomid tekivad ja see haiguslik protsess nii-öelda läheb käima. Ja sümptomaatiline, kus me ravime ainult sümptomeid. Nii et praegu, ma ei oska öelda statistiliselt, palju siis on sümptomaatilist sellised toimeaineid sümptomite leevendamiseks ja palju on siis patogeneetiliselt. Aga kui me isegi võtame näiteks antibiootikumid, tundub, et antibiootikum tapab bakterit ära, ehk siis järelikult etiotroopne või etioloogiline ravi, ehk siis me ravime põhjust. Ühelt poolt see on, teiselt poolt ei ole. Selleks, et haigus tekiks, ei ole piisav, et ainult bakter tungiks keha sisse. Et selleks on vaja ka mulda nii-öelda selleks või tausta. Ja see taust, ehk siis kui me võtame antibiootikumi, me ravime, me hävitame bakteri ära, aga põhjus jääb ebaselgeks. Meie jaoks on siis see põhjus kehaline või vaimne kurnatus, vitamiinipuudus, stress, magamatus, alkohol, mis iganes. See, mis tekitas sellise olukorra, kus nakkus, kus see pisik tungis sisse juba selleks valmis oleva organismi ja siis tekkis see haigus. Ja ravimitest on kindlasti kasu ja keegi ei vaidle vastu ja see on alati kergem võtta ravim kui muuta oma elustiili. Kui muuta oma elustiili, väga õige. Ja kas see nagu olukord muutus? See on hästi suur äri. Ja see on kindlasti suur äri ja ravimifirmade lobid igasugustes ravijuhistes ja igal pool ja isegi kõik meditsiinitöötajad, arstid, ei saa sellest aru. Ega ma ei räägi sellest, et ma olen see ainuke, kes teab ja oskab ja kohe kindlasti mitte. Ja sellest ka kindlasti räägitakse, et need, kes arvavad, et nad on kõige targemad ja kõik ülejäänud on lollid, et jah. Keegi ei räägigi, et kõik teavad, mis on tõtt ja mis on vale. Kõik räägivad lihtsalt sellest, et isegi see tõtt, mida räägivad arstid, see ei pruugi olla, või teadlased, see ei pruugi üldse olla 100% tõtt. Isegi 50%. Ja see tablett, mis näiteks ravib ühte või teist haigust, et ei pruugi üldse seda haigust ravida. See tablett võib võtta ära sümptomeid, aga see tablett samaaegselt võib see tablett ka kõrvalsümptomeid tekitada või näiteks mingeid tüsistusi. Ja me teame ka, on ka selliseid ravimeid, näiteks need samad kurikuulsad statiinid, mida kasutatakse kolesterooli langetamiseks, et kuidas nende uuringud on läbi viidud ja milliste tulemustega ja kuidas see absoluutne ja suhteline kasu on nende ravimifirmade kasuks on pööratud selliseks, et see oleks selline väljapaistev tulemus. Nii et võib olla natuke rohkem uudishimulik olla ja kui kasutate erinevaid ravimeid, uurige oma arsti käest, uurige oma
Noh, lihtsalt guugeldage, lihtsalt lugege, kui miski jääb kripeldama südamel, et pigem olge rohkem tähelepanelik, sest tõesti see tablett ei pruugi olla lahendus teie probleemidele, kui näiteks isegi, kui te võtate rohtu ja arst ütleb, et kõik on korras, no te ise näiteks näete, et see mingi kolesterooli number näiteks läks alla või veresuhkru number läks alla. Ega see ei tähenda, et te saite terveks sellest. See tähendab, et see probleem, et see tablett täidis oma funktsiooni. Teie suhkur läks alla. Kui kõik ülejäänud jäi samaks, et teie kehakaal on 150 ja te liigute üks kord nädalas ja kõik nii edasi, ega probleem seda ei lahendanud, tablett seda ei lahendanud. On väga palju küsimusi, lihtsalt järjekorras ma üritan valida need, mis on kõige relevantsemad. Minu kolesterool on 6.1 ja see on normist väljas ja teada ma sain sellepärast, et minul tekkisid COVID-i vaktsiinist tagajärjed, ma hakkasin ise uurima oma tervist, mulle pandi diagnoos, et ma sain POTS-i endale, tahükardiasündroomi ja igasugune hulk sisse ja siis ma läksin lihtsalt sünn läbi ja tegin kõik sellest võimalikust nimekirjast kõiki teste, et vaadata, mis seis mul üldse organismiga on. Et hiljem tuli välja, et digiloos olid juba kirjad olemas aastal 2018, kui see juba oli fikseeritud seal tulemustes, aga kunagi keegi ei öelnud mulle ja ma vabal ajal ei ole digiloos uudistamas, mis seisus ma olin. Nii et paraku on ju mingid suuremad probleemid lihtsalt toovad välja, et sul on ühed või teised probleemid. Mida see sinu jaoks signaliseerib? Kolesterool 6.1, et inimesed saaksid ka aru, et mis on need tagajärjed, mis on see ajaline skaala, millal need põhjused hakkavad tekkima ja mis oleks sinu reaktsioon sellele, et mida peab muutma selleks, et see viia normaalsusesse? Minu arvates see number 6.1 ei ole üldse halb ja sellest praegu räägitakse aina rohkem, et kolesterool on sisuliselt ainult number. Selle taga peidub see, millele nii arst kui ka patsient peab rohkem tähelepanu pöörama. Praegu kogu kolesterooli ravi, ütleme nii, et südame-veresoonkonna haiguste ennetamine keskendub kolesterooli numbritele. Kindlasti võetakse arvesse ka muid riske, kas keegi hindab neid, keegi ei hinda ja ma ütlen ka ausalt, et kuna ma teen ka töövõime hindamise ekspertiise, siis ma loen erinevate arstide väljavõtteid üle kogu Eesti tehtud ja ma lihtsalt näen, et kuidas arstid otsustavad erinevate haiguste ravi osas. Ja minu jaoks kolesterool 6.1 ei ole, ma ei teekski üldse välja ja palju huvitavam oleks see, et kui sa teaksid, millised on sinu kolesterooli fraktsioonid. Ehk siis, kas seda saab teada kuidagi? Just, et see HDL, LDL, see on olemas. Just triglütseriidid. Lisaks sellele oleks vaja teada lipoproteiini A, APO B ja APO A. Ehk siis sellised alafraktsioonid, kolesterooli alafraktsioonid. Miks on see oluline? Kolesterool osaleb kõikides, paljudes funktsioonides organismis ja noori inimese jaoks on ka oluline suguhormoonide tootmises ja kindlasti kolesterool on vastuseks sinu elustiilile, aga mängib rolli see, et millises vahekorras on HDL, LDL ja triglütseriidid. Me teame, et LDL, halb kolesterool, on sellised suured rasva molekulid ja arvatakse, et need on kahjulikud. Ehk siis need, mis on veresoonte lupjumise tekitajad, põhjustajad. Ja HDL on nii-öelda hea kolesterool, mis korjab nii-öelda sealt veresoontest seda halba kolesterooli ja triglütseriidid on ka selline üldine rasv
rasvatilgad nii-öelda, mis ringlevad organismis ringi ja mille ainevahetuse eest vastutab maaks. Mida kõrgem LDL on ja siis arvatakse suureneb risk südame-veresoonkonna haiguste tekke osas. Ja mida kõrgem HDL ehk hea kolesterool ja mida madalama ja mida kõrgemad, mida madalam, mida kõrgem üldkolesterool, kõrgem LDL ja kõrgemad triglütseriidid, seda kõrgemad südame-veresoonkonna riskid. Kui sinna sekkub HDL, hea kolesterool, ja see hakkab olema kõrge ja triglütseriidid lähevad alla, siis see vahekord ja olukord kohe muutub. Ja me teame näiteks... Mis suunas? Heas suunas. Just, sest hea kolesterool peabki olema kõrge, ehk siis HDL peab olema kõrge, triglütseriidid peavad olema madalad, ideaalis alla 1, veel parem, vähem kui 0,8 või 0,7. HDL peab olema ideaalis kõrgem kui 1,5. LDL võiks ka olla 3 ja 4 ja 5, üldkolesterool ka võib olla 5 ja 6 ja 7, aga tuleb võtta arvesse, millisel inimesel need numbrid on. Kui sa oled sale, sportlik ja ütleme nii, ei liialda süsivesikutega, siis ei ole sul mitte midagi karta. Kui sa oled ülekaaluline ja sinu kõige suurem kehaline aktiivsus on poodiminek ja kindlasti, aga sul näiteks mõned kolesteroolinumbrid on siis piiripealsed, siis kohe kindlasti sul ka näiteks kõrge HDL, see sind väga ei päästa. Sest iga selle fraktsiooni sees on ka oma alafraktsioonid. Eestis praegu neid uuringud väga ei tehta, neid tehakse näiteks Ameerikas üsna palju kolesterooli fraktsioonide elektroforeesi, et kus veel vaadatakse veel täpsemini, et millised kolesterooli osakesed on kahjulikud ja millised on või ütleme kahjutumad. Nii, et öeldes nii, et selle numbri taga on palju rohkem, et ära vaata numbrid ja see 6 ka võib olla juhul ja 7 võib ka olla juhul, kui sa oled terve ja sportlik, aga juhul, kui sul on 4 kolesterool, aga sa ikka oled ülekaaluline ja teist tüüpi diabeediga, sinu puhul isegi see number on ilmselt midagi, mis vajab tähelepanu. No vaata, see ongi see info, mida väga raske guugeldada välja, sellepärast, et kahjulik kolesterool sa näed ära, ta on kõrgem, et aga nagu sa ütlesid, et minna sinna alamfraktsioonidesse, see on ikkagi see, mida hea oleks nagu spetsialistiga läbi rääkida, sest paraku ei Synlabi-leht ega midagi muud nagu ei soovita sul nagu edasi minna, lihtsalt öeldakse, et näed, siin on nagu märk suure või väiksem, nii et sa pead nagu selle arvelt nagu otsustama. Mis on see ajaline nii-öelda skaala, millal asjad hakkavad juhtuma? Juhul, kui sul on kõrge kolesterool. Sellel ei ole mingit kindlat vahemikku, et näiteks, et kui sul on 5 aastat olnud nii kõrge kolesterool, siis juba pääsi hakkab käest ära minema ja lupiumist tekib rohkem või kuidagi nii. See kindlasti sõltub ainevahetusest, metabolismist ja sinu elustiilist. Ja taas siin ei mängi rolli ainult kolesterool, ainult üldkolesterool või selle fraktsioonid. Siin mängib rolli ka muidugi, kui me räägime elustiilist, kõik, millest me oleme juba varem rääkinud, ehk siis täisväärtuslik uni, stressi puudumine ja piisav liikumine ja tervislik toitumine, ehk siis süsivesikute vaene sisuliselt toitumine. Ja neid kõik mõjutavad seda, mis toimub organismi sees. Ja me tavaliselt kasutame, ütleme nii, selles valdkonnas nagu seda võib nimetada metaboolne meditsiin või siis preventiivne meditsiin, et selles kasutatakse päris palju selliseid teste, mida kasutavad ka arstid oma igapäevatöös, aga võib-olla ei pane nii palju tähele nendele, et nende jaoks, et kui test on referentsvahemikus, siis on asi korras, siis oled terve sisuliselt. Tegelikult ju nii ei ole. Me teame ka, et need testid on ka neid teste nende referentsvahemikke pidevalt täiendatakse, aga on ka teada, et neid täiendatakse pigem neid vahemikke
suurendatakse ülemisele piirile Otsale, nii-öelda ülemisele otsale. Ja et kui rääkides kolesteroolist, siis kolesteroolil on ka nii-öelda omad sõbrad või kaaslased, on see näiteks veresuhkur, 3 kuu keskmine veresuhkur ja kusihape ja maksanäitajad ja näiteks insuliin, siis mida toodab kõhunääre. Ja kui juba vaadata kui vaadata kolesterooli, ega kolesterool ei ole lihtsalt niisama ringlev mingisugune aine organismis. See kuskilt tuleb, kuskile läheb ja selle ainevahetuses osalevad ka kõik muud ained. Ja täpselt nii, kui me räägime suhkrust, et see suhkur ka ei ole niisama, et sa sõid mingisuguse sõõriku ja see väljus sult ja siis mingi aeg lihtsalt 4,5 sul veresuhkur kuskil veres ilmus. Kohe kindlasti mitte. Need kõik on metaboolselt aktiivsed ained ja suhkur ja mis iganes süsivesik ja rasv ja valk ja need kõik tekitavad organismi vastuseid. Biokeemilisi, füsioloogilisi ja kolesterooliga koos, nii nagu ma mainisin juba, oleks alati mõistlik kontrollida ka muid ainevahetuse näitajaid. Kuna me räägime juba nendest näitajatest, siis ma tooks sulle järgmise numbri, et sa annaksid sellele hinnangu. Kusihape 390. Mis sinu jaoks nagu sellega seoses signaliseerib? Sest ma olen lugenud ja kuulanud selle kohta, et uric acid on üleüldse nagu väga oluline näitaja, et kuidas sina tõlgendad seda? Kusihape on väga oluline näit ja taas metaboolse tervise, ainevahetusliku tervise näit. Eeskätt kusihappe taset mõjutavad alkohol, valgud ja fruktoos. Praegu uuritakse kõige rohkem fruktoosi, puuvilja suhkru mõju kusihappe tõusule, kuna praegu inimesed viimastel aastakümnetel sellist puuviljade küllasust on päris palju ja aastaringselt on puuvilju saadaval ja nii, et seda uuritakse ja arvatakse, et ma räägin natuke veel sellest, kusihape on valgu ja fruktoosi lagunemise või ütleme nii ainevahetuse üks kõrvalprodukt ja selleks, et see avaldaks oma mõju, see mõjutab teatud rakke, teatud retseptoreid rakkudes ja väga huvitaval kombel. Seda võib võrrelda sellega, kuidas näiteks karudel, kes enne talve, uinakud, enne talve ütleme nii, või mis iganes loom, mis on vähem aktiivne talvel kui muul ajal, et ta sööb näiteks sügisel rohkem mett, marju, puuvilju, tema fruktoosi tase tõuseb ja fruktoosi taseme tõus toob kaasa ka kusihappe tõusu. Neil on kusihappe laes ja kusihappe annab rakkudel organismile signaali, et oodake, rahunege, meil on ees talv, et me talletame rasva, rahulikult elame talve üle just ja ehk siis kusihappel on väga oluline toimemõju signaal siin, et see aitab inimesel läbi elada raskemaid aegu. Kuna praegu inimesed tarbivad fruktoosi igapäevaselt, siis sisuliselt me anname organismile kogu aeg signaali, et meil on ees rasked ajad, talletame rasva, seda ei kuuluta, nii et sellest nii. Ja praegu arvataksegi, et see on üks põhjustest, miks paljudel, see aeglustab metabolismi, see aeglustab rasva kulutamist. Ja kusihappe tase 390 on ilmselgelt kõrge.
aga siit tuleb natuke kuigi näitab, et normi sees, kuna Just, norm on seal just, see 410. see töötab täpselt nii palju, et arst ütleb teile, tavaliselt perearst ütleb teile, et kõik on korras. Kõik on hästi. Just. Kui rääkida teie vanusest ja soost, et ma pigem ütleks nii, et alla 300 rangelt, et see võiks olla 250, noh, umbes nii. Ja kusihapet seostatakse ka negatiivsete sündmustega, südame-veresoonkonna probleemidega, diabeediga, kõrgevererõhuga, sest on ka teada, et näiteks kusihape võib iseenesest mängida rolli kõrgevererõhu tekkes. Nii et seal on ka teatud mehhanismid, et kuidas kusihape seda teeb. Ja täpselt nii nagu näiteks veresuhkur ka võib ka vererõhku tõsta, nii seda teeb ka fruktoos sisuliselt. Nii et me läheme tagasi fruktoosile. Siis kindlasti kusihapet mõjutab alkohol, eeskätt õlu, siider ja liha, mereannid ja subproduktid, rups ja sellised asjad. Aga seda pigem vähem. Ja nii, et selline klassikaline soovitus inimestele, kellel on avastatud kõrgenenud kusihape, vältida liha, see toob inimesi sellisele või sellise olukorrani, kus nad hakkavad asendama liha süsivesikutega, mis on veelgi halvem. Ja nii ongi, et see klassikaline soovitus, sööge vähem liha ja mida inimesed siis teevad, panevad rohkem garniiri, et kui liha rohkem ei saa. Et mitte salatid. Ja, nii et see on probleem, sealhulgas ka probleem meditsiiniline, dietoloogiline. Nii et vanad soovitused, aga praegu soovitatakse rohkem kusihappe taseme langetamiseks minna üle fruktoosi vaesele toitumisele, ehk siis vähendada või välistada fruktoosi rikkaid toite. Eeskätt on sellised magusad puuviljad, nagu banaanid, viinamarjad, kuivatatud puuviljad, messi, datlid. Et ühesõnaga, sisuliselt on nii, et kõik, mis on suhkru rikas, kõik, mis on magus, et see ei ole igapäevaseks tarbimiseks mõeldud. Ehk siis puuviili ei ole kindlasti mõeldud igapäevaseks kasutamiseks nagu looduse poolt, kui me mõtleme. Sest nii nagu meie esivanemad kohe kindlasti ei saanud banaane süüa aastaringselt ja kui just Ameerikast ei olnud, aga on ka tõestatud, et erinevatel kontinentidel elavad inimesed, neil on ka erinev ainevahetus, et need, kes me elame siin, et just vastupidiselt olin 2 kuud Portugalis ja nautisin Brasiilia mangosid 2 tükki päevas, sellepärast ma mõtlesin, et see on nagu see asi, mida ma ei saa nii-öelda Eestis, kuna maailmavaade oli see, et igasugune hea päritoluga nii-öelda juurvili või puuvili on nagu väga hea, aga tundub, et sellest sai nagu korralik ületoos. Lihtsalt ei ole kunagi olnud seda mõtet, et see on nagu halb, sest magusat ma ei söö, ehk siis mitte midagi, mis on suhkrupõhjaga, nii et ma mõtlesin, et pigem puuviljadega kuidagi moodi tasakaalustan. Aga tuleb välja, et see, miks mind hakkas huvitama kusihape, on see, et kuulasin ühte podcasti, kus samamoodi meditsiini teemad käisid ja üks professor jõudis nagu oma väga pika meditsiini nii-öelda tegevuse järeldusele, et kusihape on nagu keskne üleüldse nagu analüüs, mida mõõta ja vaadata, et aru saada, mis sul kehas toimub ja sellest hetkest tekkis nagu see huvi uurida seda ja nii palju, kui ma olen küsinud nii-öelda tuttavate käest, kas keegi üldse teab, mis mõõdik see on ja mis näitajad, ei ole kunagi kuulnud. Nii et huvitav oligi see, et kuidas üks inimene oma professionaalse elukutse sees otsustas või tähendab leidis, et see üks näitaja on see, millele ta tahab tegelikult kogu oma ressursid nagu pühendada. Loomulikult ta on selle kohta ka nii-öelda kirjandust loonud, aga ma vaatasin lihtsalt, et ajas, kuigi ta nagu normaalsuse piires olnud, et ta on ajas nagu kasvanud. Nii et oletame seal 260 kuni 390 nüüd. Nii et see tekitas nagu sellise
küsimused, kas, noh, okei, ma saan aru, et kõik on endiselt piirides, aga samas ma nägin sinu postitust, mis ütles, et see peab olema 200 kandis, et kui ta ei ole seal, siis see ei ole üldse hea. just. Kui sa isegi ja see on ka individuaalne, aga see on pigem sinu jaoks märk sellest, et metaboolne tervis hakkas halvenema mingil põhjusel. Et see võib ka olla muidugi tingitud sellest, et sa hakkasid rohkem tarbima mereande näiteks või tõesti see fruktoosi tarbimine on ka suurenes, aga see kõik räägibki sellest, et see toitumine ei ole selline, mis see ideaalis võiks olla. Et meie organismi, meie kõigi ülesanne on võimalikult säästa oma ressursse. Kui sa sööd sellist toitu ja jood selliseid jooke, mis kulutavad sinu ressursse kiiremini ja rohkem, sa lühendad oma eluiga sellega. Et need võivad olla muidugi tervislikud, kui me räägime, sa praegu mainisid näiteks mangosid, et Vahemere dieet on üks parimaid ja seda me kõik teame, aga samas on ka teada, et Vahemere dieet kalduvusega süsivesikute vaesele toitumisele, vaat see oleks optimaalne. Kuna Vahemere dieet sisaldab ka päris palju puuvilju, vaat see, mis võib, ja kuna see on me arvestame, et inimesed selle juures liiguvad, nad on füüsiliselt aktiivsed. Kui sa toitud nii, nagu teoreetiliselt oleks tervislik, aga sa oled väheaktiivne, siis on juba üks lisategur, mis sul puudu, mis muidu koos selle toitumisega oleks tekitanud hea olu, aga kuna ei ole sellist ühte tegurit, see toob kaasa juba probleemi ja düsbalanssi selles süsteemis. Esimene, siis kui meil oli esimene kirjavahetus sinuga, siis sa mainisid kohe alguses ära, et sa tegeled alternatiivsete meetoditega. Võib-olla nagu paar sõna sellest, et kuidas sinu mõttemaailm kujunes selles suunas ja korra minna sinna sisse, et millised need meetodid on ja kuidas alternatiivne käsitlemine on parem kui see, mis meil traditsionaalses meditsiinis on. Ja selle üle praegu käib päris palju arutelu, et kas see komplementaarne meditsiin, alternatiivne meditsiin, kas see võib olla osa ka traditsioonilisest meditsiinist kunagi varsti. Ega jah, et näiteks see sama fütoteraapia ja nõelravi ja kiropraktik, igasugused manuaalteraapia ja seal hulgas praegu sinna lisandunud sellise huvitava nimega funktsionaalne meditsiin, integratiivne meditsiin ja holistiline meditsiin. Nii et päris palju. Ja lapsel mitu nime. Just. Selliseid termineid, millest ega paljud arstid ka väga ei saa aru, mis on vahe. Mina oma töös üritan ühendada ütleme nii, kui ma ise tuleks perearstile, eks ole, ja mul oleks näiteks, mul oleks kõhuvalu, siis perearst katsub ja vaatab ja suunab ultraheilis selge, näiteks kive ei ole kõik kive ei ole, natuke rohkem gaase võib olla, mingisugust määrab mingi duspataliini, nošpat, mingisugust dieeti, ta ise ei ole kindel, et millist dieeti peab määrama ja ega küsib, et kas sööd vürtsilist toitu kas meeldib alkoholi õhtul juua ja midagi sellist, et kas järsku on mingi toidumürgitus või mis iganes ja need küsimused. Ehk siis natuke üritab küll igast asjast haarata väikest osa. Kuidas mina üritan läheneda sellele, et ma tahan teada kindlasti kõigest, mis võib olla selle valuga seotud. Et kui inimene tuleb kõhuvalu kaebusega, siis ma tahan teada, mida inimene sööb. Kõike. Ei ole oluline muidugi grammides, aga kõike. Ma tahan teada, kuidas inimene magab. Kuidas, millega ta oma elus tegeleb. Et kuidas on
füüsiline koormus, kuidas on töökoormus, kuidas on perekonnas, kuidas harjumused, head, halvad, kõik, sest ainult see tekitab probleemi, et haigus tekib siis, kui on kõik organismi reservid on juba ära kulutatud. Ehk haigus ei teki ühe päevaga. No muidugi, kui me ei räägi mingisugusest, ma ei tea, traumast, murrust, käemurrust. Ja kõik ülejäänud, see tekib aegamööda. Ja kui ma näiteks näen, et inimene ei maga välja, kui ta sööb võib-olla tervislikult enda arvates, aga tegelikult ma näen, et ta ei söö tervislikult, et kui ma oleks töötanud ise perearstina, näiteks ja mul on vastuvõtu jaoks 20 minutit, ma muidugi ei jõua sellega tegeleda, et ükshaaval kõike lahti rääkida ja küsida inimese käest. See on ikka põhjalik intervjuu. Ja see on ikka põhjalik intervjuu, selleks kulub tund aega, ütleme nii, see vastuvõtt kestab tund aega. Ja kui rääkida nendest raviviisidest, lähenemistest, siin on tõesti igasugused soovitused nagu näiteks massaaž ja nõelaravi ja manuaalteraapia ja toitumise muutmine ja elustiili muutmine ja selles on see erinevus. Et põhjuste välja selgitamine on muidugi, meie, kui ma näiteks kuidagi tahaksin ennast distantseerida teistest arstidest ja öelda, et ma kindlasti nüüd saan teada, et mis on selle kõhuvalu põhjus, et see kindlasti ei ole nii, et ma ei ole selgelt nägija, ma ei pruugi üldse ka näha mingit täpset põhjust, aga ma üritan sellele põhjusele jõuda nii kaugele, et ma olen nii kuni loogika lubab. Jaa, täpselt nii, et täpselt nagu uurija, et seda, mida õpetatakse meditsiinikoolis, mida praegu enam väga ei kasutata, et praegu lihtsalt suunatakse uuringule ja kui uuring on korra, siis inimene terve. No tegelikult ka nii see ei ole. Kuidas sa nagu jõudsid, et sa tahad just nagu sedapidi probleeme käsitleda, et kas see on mingisugune eetiline sinu sisemaailma küsimus, et sa tahad inimesi aidata, mitte see, et nad käivad ühest kabinetist teise, vaid räägime tund-poolteist ja uurime välja, et mis need probleemid on või mis oli sinu jaoks see argument, kuidas sa jõudsid selle mõttemallini? See oligi umbes nii, nagu seda võib ette kujutada, nii nagu sina ka tegelikult kas see on eetiline eelkõige küsimus? Või see on professionaalne? Ja sa kindlasti, sa alati tahad ennast täiendada, et sa ei taha jääda sinna, kus sul on sellised piirid, et sa ei saa ennast kuidagi nagu rakendada täisväärtuslikult või täies ulatuses. Sa otsid uusi väljakutseid ja kui sa näiteks leiad, et sinu käsutuses olevad vahendid ei lahenda inimeste probleemi, siis sa kindlasti otsid, kui sa oled uudishimulik, muidugi ma olen natuke noorem võrreldes teiste kolleegidega, võib-olla kes natuke skeptilisemad selle suuna osas, kuhu praegu see meditsiin sisuliselt liigub, ehk siis erinevate meditsiinide valdkondade tagasi integreerumine, et algul oli kõik ära jaotatud, eks ole, kõrva, silma, südame. Praegu kuidagi luuakse veel taas sellised osakondi, just, et kus inimesega tegeleb enam-vähem kas üks meeskond, mitte nii, et kõik on erinevad. Ja täpselt sama soov oli minul, aga mina ei tea kõike. Et ma olen pigem nagu hariduselt, ma olen esmatasandi arst pigem, aga lihtsalt oma sellise suhtumise poole pealt, et ma pigem eelistan süveneda, kui mitte süveneda ja teha sellist kiiret tööd ja siis mahuga võtta. Ja nii oli. Ja, ma saan aru sellest suunast, kes kirjandust on väga palju tänapäeval, on ju,
igasugused supernatural, mida Dispenza on kirjutanud, meditatsioonid, mis aitavad välja ravida, noh, just läbi selle, et kuna inimese nii-öelda närviline olek on nagu nii kogu aeg stressi sees, siis tal on see, mis on nii-öelda keskne põhjustaja, noh, võib-olla need probleemid on seotud sinu lapsepõlve mälestustega, traumadega, no mis iganes, see meditatiivne nii-öelda olek aitab sul jõuda vähemalt rahuga iseendaga, samamoodi Wim Hof, kui sa loed lihtsalt Wim Hofi nii-öelda videote all kommentaare, kui palju inimesed kirjutavad lihtsalt oma südamest nii-öelda tänavad seda, et kuidas see külm ujumine on endale hästi mõjunud, et me räägime nagu väga halbadest case'idest, et inimestel on tõepoolest olnud väga keerulised terviseprobleemid, mitte lihtsalt psühhosomaatika ega mingisugune väike häire, aga keegi on läbinud mitmeid operatsioone ja nagu pool elu põhimõtteliselt olnud nagu kliinikuga seotud ja nad lõpuks leiavad selle ühe asja, mis lihtsalt võtab selle sümptomaatika maha. Ma ei tea muidugi, kui ideaalne see päris elus on, aga no inimeste hulk, noh, kes saavad sellest abi on nagu suur ja sellepärast, et noh, tundubki, et see teekond, millest sa räägid, on nagu õige, noh, ilmselt ei tasu olla alati illusioonides, et nüüd ma nüüd mediteerin, et meditatsioonitehnikad jälle lähemalt, kui palju ma olen lugenud, on noh, 2 aasta küsimus kusagil selleks, et välja see praktiseerida, et üks uuring oli tehtud, kus oli öeldud, et inimene 80% nii-öelda vastajatest pigem sureb, kui muutub. Nii et seal oli küsimus selles, et juhul, noh, inimesed, kellel on needsamad tugevad toitumisprobleemid, suured nii-öelda kilod kaasas, et küsiti, et kas te pigem nagu surete sellisesse konditsiooni või siis te muutute, inimesed tahavad pigem surra. See on väga kummaline, aga mis samas ilmselt ei tekita mitte kellegis mingisugust nagu noh, uudistunnet, et aga me ju teame, meil on nii palju inimesi, meil on sugulaste seas need inimesed, kes lihtsalt ei muutu mitte kunagi. No, eriti võib-olla Vene päritolu või siis Nõukogude päritolu, selline nagu sisemine destruktiivsus on olnud üsna normaalne. Ja et noh, tahaks natukene lahti võtta seda, et noh, sa oled kirjeldanud ka nii-öelda oma lehel toitumisprogramme. Kuidas sellesse suhtuda, mis on see toitumine, või dieet, mis peaks muutuma elustiiliks, mis see päriselt nagu töötab, mis ei tööta, sest informatsiooni on nagu väga palju. Üks raamat, mis ma praegu loen, nefroloog, kes on jällegi võtab kokku oma kogu praktika, mis puudutab nii-öelda neerude tööd, tema kirub väga paljusid dieete, ta tahab just seda Mediterranean dietit läbi lükata ja igasuguseid teemasid. No, tundubki, et nagu talle ei sobi see keto toitumine, ta ei näe selles väga head nagu viisi, kuidas neerude elu või elu nii-öelda tervist parandada. Jällegi, me oleme täpselt samas seisus kui jutu alguses, milline informatsioon peaks kokku tulema, et millised on need nagu alternatiivsed meetodid, kus inimene vähemalt mingi distsipliiniga suudaks ikkagi nagu leida lahenduse. Selle üle praegu tõesti sul on ka õigus, väga palju arutelu käib, aga siiski ma pean tunnistama, et pooldajaid on rohkem, et kui me räägime süsivesikute vaesest toitumisest. Seda praegu peetakse ohutuks nii lastele kui ka täiskasvanutele. Alles hiljuti ilmus ka üks artikkel, nii-öelda selline teoreetiline artikkel, kus võrreldi näiteks süsivesikute vaest sellist low carb dieeti või toitumist lastel ja võrreldi teiste toitumisstiilidega ja ei leidnud ühtegi sellist probleemset kohta, et siis lapsed ka selle süsivesikute ei ole piisavalt ka uuritud. Ma ei tea, kas jah, kui palju see ajaline nagu mõõde on siin oluline. Ma räägiks ka natuke teistest kiiresti, et me teame ka, et üks populaarne olnud selline lähenemine nagu low fat
diet või toitumine, ehk siis inimestele, kellel on ülekaal, on kogu aeg soovitatud tarbida vähem rasva ja rohkem muid aineid, ehk siis eeskätt süsivesikuid selle asemel. Ja teadus ka jõudis nii kaugele sellega, et enamus uuringuid, mis on läbi viidud, on näidanud, et rasvavaene toitumine võib aidata langetada kehakaalu, aga võrreldes süsivesikute vaese toitumisega see ei ole nii efektiivne. Ehk siis süsivesikute vaene toitumine. Seda uuritakse juba ka aastakümneid, et see kõige populaarsem see Atkinsi diet, Atkinsi dieet, mille sisu oli selline, et oli sisuliselt rohke rasva ja valguga ja süsivesikute vaene toitumine siis oli. See, mis puudutab kaalu langetamist, kuna see on praegu väga aktuaalne, ehk siis see süsivesikute vaene, nii siis meil rasvavaene, proteiinivaeseid dieete on ka vegan dieete. Ja sa mainisid ka sellest nefroloogist, ma vist just temast ei tea, aga vastupidi, ma olen lugenud ka ühte artiklit, kus üks teine nefroloog vastupidi üritab tõestada, et just ketodieet on neeruhaigetel väga efektiivne eluea pikendamiseks ja neerufunktsiooni säilitamiseks. Nii et siin on täpselt ka 50-50, et keegi... Nagu ütleb mu üks hea sõber, see on ainult ühe inimese arvamus. Et ja selles ongi probleem, et siis kui sa oled jälle tavalugeja, mulle tundub, et ma peaks usaldama mingit professorit, aga samas neid on nii palju. Ma ikkagist kaldun arvama, et minu lemmik on endiselt süsivesikute vaene toitumine. Miks? Sellepärast, et on ka tõestatud, et see vähendab oksüdatiivset stressi organismis. See on ainuke toitumine, mis vähendab oksüdatiivset stressi nii aktiivselt võrreldes teiste toitumisviisidega. Ehk siis arvatakse, et vähem süsivesikuid, kuna süsivesikud on sisuliselt põletikuallikad. Ma ei räägi muidugi neist kiudainetest, et ma ei räägi kapsast ja sparglist. Ma räägin nisutoodetest ja puuviljadest, aga seal hulgas ka riis, kartul, makaronid selles mõttes. Ja kindlasti ka oluline, kuidas te sööte. Et see, mida te sööte muidugi ja kuidas te sööte, ehk siis praegu väga populaarsed sellised paastumise teemad, nagu eeskätt on see intervallpaastumine, ja siis veel 16-8 ja või 24 või mis iganes veel graafiku järgi, siis ka ühepäevased paastud, siis omad või söömine üks kord päevas näiteks, mitte iga päev, ja lisaks fasting mimicking diet, siis dieet, mis imiteerib paastumist, et see on kõige rohkem biohäkkerite seas praegu populaarne. Seda edendab Walter Longo, üks Itaalia teadlane. Siis ta leidis sellise asja, et kui näiteks kuu jooksul 3 nädalat kuust süüa tavapäraselt ja 1 nädala jooksul süüa vähenenud kaloraažiga ja just teatud toite, see toob kaasa eluea pikenemise. Ja täpselt vähendab ka oksüdatiivset stressi ehk siis rakkude ja organismi vananemist ja ennetab isegi kasvajate kasvu ja vähendab vererõhku, vähendab veresuhkrut, vähendab kusihapet. Nii et on ka selliseid alternatiivseid toitumisviise, mida inimene võib olla ka on ise ära proovinud või mingil põhjusel, näiteks kui inimene haigestub, tal ei olegi näiteks söögiisu. See on ka üks organismi kaitsemehhanism, kuidas ennast säästa, sest uuringud on ka näidanud, et kui te paastute, kui te ei söö, organism keskendub rohkem paranemisele. Sellepärast ei soovitata ägeda viirushaiguste puhul näiteks väga toiduga liialdada eeskätt süsivesikutega.
mis, ja mis on see jällegi ajaline mõõde, millal inimene näeb seda efekti, kui kaua sa pead olema selles dieedis, et näha? kui me räägime ülekaalust näiteks, siis efekt võib ka tekkida 2 nädala pärast. Et see sõltub ainult sellest, kui sügavale sa kui Toiduvalikuga lähed, korralikult ja sa selle dieediga koos nagu lähed või selle arstiga või selle toitumisviisiga ja kui palju aega sa sellesse panustad. Ja kui me sinu räägime nägemus on see, et see peaks olema nagu, ongi elustiil või see on ikkagi mingi teatud ajalõikes dieet? Jaa, see sõltub ka sellest, milline on meie eesmärk. Näiteks kui me soovime kaalust alla võtta või saada, tähendab, see võiks olla natuke intensiivsem esimestel kuudel, siis sellele võib järgneda natuke leebem, liberaalsem toitumine. Ehk siis muidugi pikas perspektiivis võiks see olla selline elu muutus, et see jätkuks veel terve elu edasi. Aga meil on ka selliseid toitumisviise, näiteks paleodieet või Waltz protokoll või sellised muud spetsiifilised toitumisviisid, et mida on üsna raske pidevalt millest on raske pidevalt kinni pidada ja nende kestus on tavaliselt või igasugused autoimmuunsed protokollid ja nende kestvus on kuskil 3 kuud, kuna lihtsalt on keeruline kogu aeg selle peal olla. Seda võib võrrelda näiteks rasvavaese toitumisega või rasvavaba dieediga, kui inimesed loevad kaloreid või näiteks siis kalorivaene dieet, kus nad peavad iga grammi kaalu peale panema toitu, mida nad söövad ja nii edasi. See on lihtsalt raske ja see ei ole jätkusuutlik. Ja sellepäraski näiteks süsivesikutevaene toitumine on hea, et sul on lihtsalt üks grupp toiduaineid, mida sa lihtsalt ei tarbi, et sa lähed poodi, sa lähed lihtsalt sellest mööda. Sa ei keera puuviljade osakonda, sa ei keera pagaritoodete osakonda, sa lihtsalt lähed sinna, kuhu on vaja ja ostad ja võtad seda, mis on vaja. Just. Jah. Ma olen mitmelt arstilt ja meil käis külas ka Erik Orgu, kes on toidunõustaja ja tal on oma toitumisprogramm, mis põhimõtteliselt üritab saavutada ühte, et inimene ei sööks üle selle kaloraasi, mis tal on ette nähtud ja lihtsalt tervislikumad ained lähevad sinna sisse ja kogu moos. Ta ütles ühe väga huvitav kontseptsiooni, et sa pead alati valima poes need tooted, mis koosnevad nendest ingredientidest, millest see asi ise koosneb. Ehk siis, kui sul on mingi hapupiim või siis mingi lihatoode, sa näed, et seal ei ole rohkem kui 1 või 2 või 3 ingredienti, sõltuvad sellest, mis toode see on, ja kõik ülejäänud, mis on 10+, 5+, mis iganes, et see võiks välja jääda. Ja see on juba päris hea nagu retsept, kuidas sa võiksid nagu valida, sest sa ju ei saa pagaritoodetest mitte midagi kätte, mis oleks lihtsalt kuidagi moodi taigem pärm, ilma selle suure nimekirjata. Kuigi need tooted võiksid ju olla täiesti traditsioonilisel viisil tähendab tehtud, aga miskipärast ikkagi sinna lisatakse neid paksendajaid või mis iganes asju juurde. Aga see kaloraaži teema, et ükskõik mida ta tegelikult tahad sööd, aga põhiline on see, et see on üle need 2000 ei lähe, ükskõik mis kellaajal. Kas sinu arvates see kontseptsioon peab paika? See kindlasti peab paika ja ka teadus kinnitanud, et kalorivaene dieet on efektiivne kehakaalu langetamises ja ka praegu on ka selle pooldajate ja süsivesikute vaese toitumise pooldajate vahel on selline teaduslik debatt. Vastuseis ja debatt. Ja mul ei ole mitte midagi selle vastu. Lihtsalt ma näen ja ma kuulen ja ma näen oma patsientidelt, kes tulevad ja ütlevad, et nemad on pidanud seda dieeti 4 kuud ja nad lihtsalt enam ei saa hakkama. Nad ei pea vastu. Et nad räägivad, et on väga raske, et nad tahavad rasvast toitu, nad võib-olla mõnikord tahavad emotsionaalset toitu. Ja, et nad tahavad seda
noh, mingisugust ahjus küpsetatud mingisugust parti koos juustu ja mingisuguste lisanditega. Vanaema lemmik ja kõik muu. Ja. Nii et, aga sisuliselt jah, peavad nad ennast nagu piirama. Aga siin on võib-olla kõik hea toit on, tähendab kõik maitsev toit on halb selles mõttes oma koostisosad, et see on see, mis nagu vajab nagu sellist sisemist transformatsiooni, et ma teadlikult võtan selle asi, mis on minu jaoks hea. Noh, mis on päriselt hea. Ja see on nagu see see on see, miks 80% inimesed ei taha nagu sinna argumentatsiooni nagu jõuda, jah. Et kaasaeg või praegune toidu tootmine või tootmise protsessid on niivõrd edasi arenenud, et see toit sisaldab kõike, mis meelitaks meid rohkem seda nagu tarbida. Ja meie ülesanne ongi valida seda, mis vaatamata sellele, mida meile pakutakse, meie ülesanne on valida seda, mida me vajame. Ja taas ma rõhutan seda, et see rasvavaene toitumine võib olla ka omal kohal teatud patsientidel, aga kuna me teame ka, et rasv on keha lahutamatu osa ja no mingil põhjusel pakutakse sellest loobuda või selle kogust vähendada kaalu langetamise eesmärgil võib-olla ja seda võib ka kasutada, näiteks seda võib kombineerida süsivesikute vaese toitumisega või proovida ühte, siis proovida teist ja mis rohkem sobib. Ma lihtsalt räägin selle kohta, et natuke selle biohäkkimise osas ja et ka selle longevity ja eluea pikendamise kontekstis on tõestatud, et süsivesikute vaene toitumine on selles osas progressiivsem ja efektiivsem kui toitumine, mis on seotud mis iganes muu toidu osa, toidu koostise piiramisega. Kas see on seotud ka nii-öelda meie keha evolutsioonilise arenguga ka, et see, kuidas me oleme ajalooliselt kujunenud kui liik, nii-öelda see, me ei ole kindlasti nii rikkalt toitunud nagu praegu ja seetõttu ilmselt inimesed valisid need toidud, mis olid nende ellujäämiseks vajalikud ja siis see kuidagi moodi selekteeruski sinna välja, aga ma ei tea kuidagi, kas see peab paika, aga ma kujutan ette, et mingisugune ratsionaalne põhjus seal peaks olema. No süsivesikuid me ei tarbinud mitte kunagi nii palju kui praegu, ja sellest kirjutatakse igas raamatus. Nüüd meil on industry, mis tegelikult, me tegelikult ei tarbiks ka, aga probleem on selles, kui sa lähed poodi, siis põhimõtteliselt parem oleks see, et kui sa ei lähe sinna, sellepärast, et sul on väga raske leida midagi, mis on sinu jaoks hea ja ma ei tea, kuidas sa ise valid enda jaoks tooteid, et kas sa käid turul, kas sa ostad farmeritelt, keda sa tunned, keda sa tead, või kuidas sa valid? Jah, ma ei ole kunagi väga mõelnud selle peale, näiteks millised mune ma ostan ja millist liha ja et kas see liha, mida ma ostan näiteks kas see on ikka talust kana ja mingi tähendab kanakints, mis on minu lemmik, kui palju näiteks antibiootikume see sisaldab või mingeid kasvufaktoreid, mida sinna kanadele on lisatud. Ma ei ole väga tõesti sellesse kunagi süvenenud. Siis alati, kui sa tutvud mingisuguse teemaga põhjalikumalt, siis see hakkab töötama natuke teistmoodi aju. Nüüd ma ei suuda peale seda raamatut normaalset vett juua, kuna põhimõtteliselt ainukene argument, kuhu ta viis välja, on see, et meie jaoks on hea kraanivesi, kuna ta on kõige rohkem kontrollitud ja vaatamata sellele, et kui kallis see nii-öelda tippvesi ei oleks, tegelikult keskkonnamõju on keskmiselt väga nagu käest ära, nii et suure tõenäosusega sa saad endale väga korralikud pestitsiide sinna sisse. Jah, just. Nüüd sa ei saa, ja see, et plastik on igal pool ja isegi klaaspudel ei aita sind välja, panebki sind kogu aeg nagu mõtlema, et mis on see vesi, mis ma joon. See on kõige väiksem asi, mida me saaksime teha enda tervise jaoks, valida toitu. See ei pea olema võib-olla mingi kallis toit, aga lihtsalt tuleb mõelda korraks, et kui palju inimene võib kulutada raha rämpstoiduks.
toidule nädalas või kuus ja kui ta või näiteks garniirile, mida ta tegelikult ei vaja, näiteks seesama mingi ülekaaluline mees, kel on hästi natuke siin rasva kihti juba on kõhul, noh, et ta arvab, et nagu kõik on vähem, naine ka väga midagi ei kurda aga garniirid lähevad aina suuremaks ja see ei too head. Natuke ja siis nad lähevad veel kuskile bistroosse, et siis kui nädalavahetusel perega lähevad ostukeskusesse ja nii edasi, et siis me ei räägi enam toidu nagu saastumisest, et siis me räägime pigem sellest, et inimene saastub ennast toiduga. Mis iganes toit, mis on üle või üleliigne, see on juba see, mis toob pigem kahju. Ja siis muidugi pole enam oluline, no kindlasti on oluline alati, et millise kvaliteediga. Ja sa küsisid ka, et kas ma käin turul või... Ja ma muidugi käin turul, aga ma ostan ka palju asju tavapoest. Aga ma lihtsalt jälgin ja ma võib-olla ei ostaks nagu kõige odavamaid asju. Sest ma saan aru, et odav on odav. No selles mõttes, et kõige kallimad ma ka ei osta, see ei ole ka võib-olla garantii, et see on väga kvaliteetne. Ja praegu, kui sa küsiksid, et kas ma valiksin pigem öko või tavalist, siis ma kindlasti valiks ökot pigem. Noh, ja nüüd on ökomaine ka, on ju, seal, kus ta on, et alati mingisugused skandaalid, on ju, ja noh, kunagi vist üks restorani pidaja ütles oma vaatevinklist, et know the farmer, et kui sa tead, kust päriselt need asjad tulevad, see on ainuke asi, mis restoranil oleks saanud nagu tagada kvaliteeti, aga see puudutab ka inimesi ka, et me ei tunne kahjuks neid ja me ei näe seda põhjus-tagajärje seost, et kust see toit tuleb ja kust ta pärit on ja kuidas see tootmine käib, sellepärast et tuli välja, et free range kana USAs on see, et kanal on võimalus minna välja, mitte see ei tähenda seda, et on kusagil väljas. Nii et need definitsioonid ja need standardid on nagu, ütleme nii, et nagu igasugune suur äri, ta on nagu väga-väga laiali valguv ja see ökoskandaalid, mis kogu aeg tulevad välja, kogu aeg meid viiakse kuskile lõksu, et me jääme heas usus lootma, et see ökotoit on ikkagi öko, aga seal on ka hästi suur tõenäosus, et see on kas kuidagi läbi skeeme tulnud või mis iganes, et ma leian lihtsalt, et see on nagu äärmiselt raske, kui sa tahad, see ongi see, et kas sa pead siis teistest inimestest distantseeruma, sa ei saa minna ühelegi või mainstream peole, juhul kui inimesed ei ole sama hullud kui sina, kes mõtlevad tervise peale, aga üldiselt ei ühiskondlik üritus, firma üritus, ei mingisugused sugulaste kokkutulekud, nad ei ole tavaliselt mitte kuidagi seotud hea toitumisega. Ja siis, see ongi see, et sa kohtud sotsiaalse probleemiga, kas sa ütled ei, või mis siis sa teed, sellepärast, et toidu jagamine on üks protsessi osa, see on rõõm, ja kui sa oled ise oma väikse salatiga seal, siis kui kõik tahavad seda parti koos, siis sa tunned ennast kogu aeg üsna nagu piiratuna. Inimesed ei saa aru ka nagu, mis sul viga on, sest see ei tee ju sulle paha, aga tegelikult iga kord, kui sa annad alla, siis lihtsalt distsipliin kaob käest ära, et teised nii väga ei muretse sinu tervise üle, pigem muretsevad selle üle, et miks sa nagu eraldud nendest, et ma ei tea, võib-olla see nagu minu probleem, aga kas sa näed ise, et kuna inimese sotsiaalne funktsioon on ka seotud koos teiste inimestega, et seda ühendab toit, siis see on ka nagu üks faktor, miks inimestel on nagu raske sellest välja tulla, et see on kogu aeg tsükkel, kus me jääme alati kinni. Ja vahet ei ole, sulle öeldakse, et kuule, et üks väike klaas veini ei tee ka paha. Samas sa saad aru, kui suur süsivesikute kaloraaž ja kõik see seal on. Ja kui sa eradud igast aspektist, siis ma ei tea, kas inimesed järgmine kord sind kutsuvad peole? Seal on ka selleks on erinevaid strateegiaid ka, et võib ka näiteks leida, et sul oleks seal peol keegi kaaslane, näiteks kes sind mõistab ja kes mõtleb samast suunast nagu sina, nii et kellega sul on lõbus, ja. Või teine variant, et sa juba eelnevalt ütled
juba perenaisele või peremehele, et sul on sellised eelistused ja et nad lihtsalt teaksid pakkuda seda, mida sa saad süüa või juua. Ja veel variant, et sa lihtsalt rahulikult naudid seda, mida antakse, aga sa lihtsalt tead, et see on sinu nii-öelda patupäev, et sul on kord kuus, ma ei tea, sa lähed peole ja teed selle ära ja võib-olla see ongi, mida sina vajad ja et lõõgastud ja sööd seda, mida sa tahad. Ja ega sellest ja teaduslikult on ju ka tõestatud, et see kasu, ütleme, kui me räägime näiteks köögiviljadest või puuviljadest, mis on nitraatidega, mingisuguste muude ainetega, kahjulike ainetega, ja see kasu, mida sa saad sellest köögiviljast või puuviljast, ületab võimalikku kahju, mida sa saad nendest lisaainetest, mis seal on, või nitraatidest. Nii et sisuliselt, kui toit on üldiselt tervislik, vot see oleks see, mis sind peaks stimuleerima seda toitu sööma. Kui me räägime muidugi sellest peost, kus on rämpstoit ja kõik on töödeldud ja suhkrurikas ja nagitsad sisuliselt ma ei ja mul näiteks meeldivad nagitsad, aga tõepoolest kui seal ei ole väga palju sellist nisu ja sõltub mis koostisega ta on. Ja just, et see taigen on ka oluline, see paneering, nii et jah, et sa pead lihtsalt jälgima alati, mida sa sööd. Ja muidugi, et kui me räägime peost, et seal peol on ka meil alkohol ka, et igas koguses on see rakumürk ja seda ei ole kindlasti soovituslik üldse juua, me seda üldse ei soovita, selleks, et mitte mingisugust kasu saada. Seda peab ära jooma päris palju ja keegi loodab sellest, et ennetada südameinfarkti, eks ole, või verd vedeldada. Aga selleks peab ikka korralikult seda tarbima. Ja teiseks, need kipuvad olema õhtused või öösed, kõik need peod, see ka ei ole tervislik, et kui me räägime õigeaegsest magaminekust ja melatoniini eritumisest, mis on sama oluline kui kõik muud tervisliku elustiili tegurid, mõjurid, see ka mängib rolli, et siis sa distantseerudki natuke, tõesti, et võib-olla tuleb valida teised inimesed sinu ümber. Ma kujutan ette, et inimesed, kes käivad sinu juures, et ilmselt väga korralikul arvul nendest ongi vaja üle vaadata seda, et mis keskkonnas nad eksisteerivad, eriti sotsiaalses mõttes. Aga rääkides alkoholist, ma tahaks korra arutada sellist huvitavat juhtumit. Mul on olnud terve elu probleem, aga ma jõudsin sellele mingisugusele lahendusele sellele põhjus leida. Peale igasugust alkoholi tarvitamist mul on probleem selles, et ma joon hästi palju vedelikku ja vahet ei ole, kas see on õlu, vein väikses koguses. Põhimõtteliselt terve öö maha käin ja joon liitrites vett. Ja see on üsna alati olnud. Mingi hetk ma mõtlesin, et ma enam ei taha, sellepärast et see tunne on nii ebamugav. Isegi kui sa jood väikest kogus, siis sa terve öö käid, sul on öö magamata, melatoniin on ära ja see lihtsalt elustiliselt ei pea paika, aga ma tegin sellise eksperimendi, ma ostsin uriini need proovid, mis sa saad ise kodus katsetada, mis annavad sulle tulemused ja ma vaatasin, et väga huvitav kaks asja oli, et üks on see, et ma alati tunnen, et üks on see, et vedeliku puudus, niisugune tunne on kogu aeg seda juua ja hommikul on kaal läinud alla ja siis ma ei osanud alguses seda seostada, aga siis ma tegin selle proovi ja siis ta näitas mulle, et peale alkoholi tarvitamist mul lähevad täiesti lakke ketoonid. Ja siis sellel hetkel ma hakkasingi mõtlema, et tuleb välja, et mingisugune protsess siis läheb kehas käima, et ta hakkab põletama rasvu selle asemel, et põletada glükoosi. Ma ei tea, millega tegemist on, kas see anomaalia või see on mingisugune üsna, ma ei tea, populaarne mudel, aga vähemalt ma ei ole kunagi sellist asja ega tuttavate seast ka täheldanud, et just selline suur vedeliku puudus ja pluss ketoonide miskipärast
Ja ma ütlen sulle ausalt, et ma ei ole nii väga sinna süvenenud nendesse protsessidesse ja sellesse biokeemiasse ma pean natuke uurima. Aga mida on teada, et atsetaldehüüd, mis on alkoholi lõpp-produkt nii-öelda, eks ole, sisuliselt on atsetoon ehk siis ketoon. Ja, et on loomulik, et alkoholi lagunemise lõpp-produkt toodab sinu kehas või stimuleerib sinu kehas ketoonide tootmise ja kui me räägime ketoonidest, ehk siis sul sisuliselt tekib selline seisund, nagu sa oleksidki dehüdreeritud. Ketoonid ajavad rohkem võib-olla uriini kehast välja ja me teame ka näiteks inimestel, kes on ketodieedil, neile soovitatakse rohkem vedelikku tarbida, sest see dehüdreerimine võib ka kergemini tekkida. Lisaks sellele neile soovitatakse tarbida veidi rohkem soolasid. Ja jah, lihtsalt see reaktsioon, mida sa kirjeldad, on hästi tavaline. Ja mis sul tekib lihtsalt klassikaline intoksikatsioon, alkohoolne mürgitus. Ja lihtsalt see atsetaldehüüd on üks lõpp-produktidest, kindlasti on seal ka muid, ehk siis organism tahab nii ennast kaitsta. Ajab vett välja, tahab vett juurde ja tahab ennast läbi puhastada. Jah, täpselt. Ja väga huvitav lihtsalt, ma olen alati olnud nagu see eriline, kellel on nagu see nagu probleemiks olnud. Probleemi ei ole siis, kui sa alkoholi ei tarvita, aga tõepoolest niisugune kummaline käitumine, et see nagu testriba andis just nagu mingisugust sorti kinnituse sellele. Ja, ega see ei tähenda, et sa oled, et sa oleksid ketodieedil, et kohe kindlasti mitte, see natuke teistmoodi protsess. Alkohol, et see pigem peegeldab seda, et see näitab alkoholi poolt tingitud sellist pigem stressi vastust. Et see ei ole nagu siin tervisega ei ole mitte midagi seotud, selles mõttes, et see oleks nagu kasulik. Et muidu, kui me räägime ketodieedist, et see oleks nagu kasulik, siis ketoonid uriinis on kasulikud, aga kui peale alkoholi tarvitamist, et see pigem peegeldab organismi kaitsereaktsiooni. Nojah, mis on üsna loogiline, jah. Üks huvitav teema, mis on nagu USAs väga praegu pöördeid sisse saanud, on alternatiivse meditsiin, isegi ma ei tea, kas seda saab öelda meditsiini, aga ütleme alternatiivse meditsiini näol on psühhotroopsete ainete kuurid, kus inimesi ravitakse nende psüühilist ilmselt seisundit eelkõige läbi selle, et nad kasutavad igasuguseid preparaate, mis iganes need nagu hallutsenogeense iseloomuga on. Mis sinu seisukoht selliste uute asjade osas on, sest on näha, et uuringuid järjest tegib rohkem, seda uuritakse rohkem, sellest on nagu tugevat efekti, inimesed läbivad teatud mõttes niisugust müstilist nagu rituaali. Sama asi ka kanepi suhtes, et on nagu tõestatud, et teatud konditsioonides inimesel on mõistlik nagu minna selle tarvitamise üle meditsiinilises eesmärgis. Kuidas sinule need asjad kõlavad? Mina suhtun sellesse väga rahulikult ja mingit vastupanu mul see mõte, et minu patsiendid hakkaksid mingil päeval kasutada mingit psühhotroopset ainet, looduslikku või siis taimset või loomset või mis iganes või keemilist. Ei näe üldse sellest mitte midagi paha, kui tõesti sellega võib mingit efekti saavutada. Ja see kindlasti tuleb ka Eestisse, on aja küsimus. Ja mina oma töös seda veel ei kasuta, aga mul on tõesti sõpru, kes on seda proovinud nii arsti määramise, mitte Eestis. Mitte ainult arsti määramisega, vast nii-öelda ka rekreatsioonides nii-öelda ja
on saanud häid tulemusi ja ma räägin sõpradest, kes on meie nii-öelda arstlikus kollektiivis. noh jah, kollektiivis või jah, keskkonnas, kes on ka ise pädevad seda tulemust hinnata ja Sest noh, jällegi tulles tagasi mitte ainult psühhosomaatiliste noh, sümptomite juurde, vaid ka noh, inimeste vaimsed probleemid, mis edasi kanduvad üle kehalistele probleemidele. No loomulikult noh, esiteks on sama, et noh, USA-s on väga suur inimeste hulk, kes on endised sõdurid, igasugused veteranid, kes on läbinud nii-öelda kas Iraagi või siis Afganistani mingisugused muud missioonid ja noh, kõik, kes on näinud seda sõjaelu ja ma kujutan ette, et see, mis toimub praegu Ukrainas, põhimõtteliselt peaks nagu plahvatama tulevikus, sest ma olen nii aru saanud, et sul ei ole võimalik noh, väljuda sellistest tingimustest nagu noh, kui sa oled näinud surma või mingisugust tapmist niimoodi, et sa tuled nagu tervena tagasi, nagu mitte midagi ei oleks olnud, et need inimesed tõepoolest tulevad rajalt maha ja nad ei ole leidnud traditsioonilises meditsiinis noh, mitte mingisugust ravimit, et nad endiselt ei ole peaga kohal reaalelus ja selline psühhotroopsete kuuride, mis on kuskilt Lõuna-Ameerikast pärit, nende läbitegemine aitab neil noh, väga tugevalt ikkagi nagu seda seisu parandada, mis omakorda parandab kogu nende kehatööd. Loomulikult see peaks olema, noh, ütleme nii, et formaalselt ka kuidagimoodi akrediteeritud või need inimesed, sest muidu noh, see võib olla lihtsalt tavaline mingisugune pettus, aga sa usud ise ka, et see noh, kuidagimoodi tulevikus peaks nagu transformeeruma, et selles, mis on nagu selles head olnud, on see, et noh, sellised inimeste sügavavad probleemid ongi seal kusagil sügaval ja neil on raske sinna jõuda ilma selleta, et neil oleks mingi suur võimendus, noh, mehhanism. Ja psühhotroopsed ained on üks nendest, mis aitab enam-vähem nagu probleemideta ka tagasi tulla reaalsesse elusse. Ma muidugi ei tea, et mis see statistika on, et paljud need tahavad nagu uuesti seda kogeda, aga ma ei ole väga palju noh, lugenud, et see oleks nagu probleem. Ma ei ole ka sellest väga palju lugenud ja ütlen ka ausalt, ma ei ole väga sellesse teemas süvenenud, aga ma olen sinuga nõus, et noh, sellel kindlasti on ka oma koht ja tulevikus on oma koht, kuna neid inimesed lihtsalt jäävad ilma abita ja neid traditsioonilised meetmed, võtted, mingid raviskeemid, algoritmid lihtsalt ei tööta ja need inimesed jäävad töövõimetuks ja ohtlikuks ka ühiskonnale. Ja täpselt ohtlikuteks ja jah, et kui kas või midagi, mis võib neid tuua tagasi ellu, see oleks juba väga hea. Nii et sa arvad, et see on aja küsimus, kuni see jõuab kindlasti, nagu meditsiini laiemalt. No mis ühelt poolt on hea uudis, aga halb uudis on see, et kõik, mis läheb nagu mass productionisse, et see nagu kaotab oma kvaliteeti. Nii et noh, sest jällegi on ju noh, üks dilemma, mis on lihtsalt puhtalt mõtteline, on see, et kui meie ühiskond oleks terve, siis meil on nagu probleem. Sellepärast, et me kaotame on ju kogu meie industri toitumise suhtes, arstide suhtes ja noh, medikamentide suhtes, et noh, tundub, et nagu käib võitlus selle järgi, et maksimaalselt no, oleks mingisugune määr inimestest, kes oleks alati nagu kuidagimoodi nagu noh, destruktiivselt traumeeritud selles mõttes oma keha suhtes, et see nagu meie ühiskonna mõttes on nagu hea asi, et kas sa näed, et sa sellest mõttemallist on võimalik kuidagi moodi mööda minna ja mingi parem stsenaarium leida ühiskonna korralduseks? Minust on väga halb meditsiini korraldaja ja ma ütlen ka ausalt, et minul selliseid globaalseid mõtteid ei ole väga kunagi tekkinud, et mingeid ettekujutusi ja meil oleks võimalus näiteks teatud noh, nende samade toitumiskavadega ja nii-öelda haridusega mõjutada olukorda, mis tähendab seda, et inimene on rohkem teadlik, samamoodi nagu finantsidega. Just. Aga siis me ei toida seda suurt industrit. Jaa, meil ei ole
need kõik vanad tõed või vanad asjad tõesti sellised, need tunduvad nii vanad, et keegi lihtsalt, nii nagu ma algul ka rääkisin, et keegi ei pane lihtsalt enam sellele tähelepanu, et tegelikult neis on väärtust. Ja noh, need mingid elustiili muutused ja kõik nii edasi. See, mis tuleb veel tulevasse arenguga, meditsiini arenguga, sotsiumi arenguga, et millise surve alla satuvad meditsiinitöötajad ja patsiendid, need, kes võtavad ravimeid, need, kes ei võta ravimeid, sest ilmselt tulevikus hakkab olema ka nii, et kui sa rohtu ei võta, siis sa oled kas sotsiumile ohtlik või sind enam ei võeta tööle või mis iganes. Kindlasti see tuleb, et nagu see selline automatiseerimine, enam mingit vabadust kindlasti ei tule. Tuleb ainult sellist mahasurumist rohkem ja vabaduste piiramist. Ja kuidas me saaks seda vabadust rohkem hoida ja enda iseseisvus säilitada. Täpselt, enda eest seista. Ka see on see, mille peale me kõik peame mõtlema, aga meie meditsiinitöötajate või nende inimeste huvi on säilitada oma professionaalset töökohta. Just. No, ja igaüks peab tegema oma tööd nagu korralikult ja südamega. Et täpselt nii nagu, et sa oled arst või kes iganes. Et palun, kui sa ei oska oma tööd teha hästi või kui sa kahtlustad või kui sa mis iganes, ära siis seda tee. Ja seni kuni sa suudad, seni kuni sa oskad ja sul on piisavalt palju seda tuld sees, võt siis tee. Kui sa enam ei tee, ei saa, mine teisele tööle. Ja seda mõtteviisi levitada. ja inimeste elu, teiste inimeste elu parandada on raske, aga ära võtta endale seda ette, mida sa ei jaksa kanda. Ja. Sest üks huvitav küsimus, mis ma sain oma persearstilt, on see, et ma saatsin talle pildi oma sellest uriiniproovist ja ütlesin, et kuule, et mul on läbi nüüd perioodi eritrotsiidid. Ja siis ta vastas mulle, et miks ma seda uurin. Ja siis minu jaoks oli see nagu nii kummaline, et miks ma uurin preventatiivselt oma tervist. No see on nagu väga huvitav küsimus. Et ma nagu jäin nagu sõnatuks. Ma tahtsin mingisugust kompetentset vastust saada, et kas ma peaks muretsema, uurima, et kas on mingisuguste võib-olla ravimite tagajärjel, aga vastuseks, et miks ma üldse seda teen. Ja see nagu kummaline, aga õnneks ma nüüd leidsin selle sama telemeditsiini või mis iganes, selle nimi on Minu Doc, kus ma saan arstiga kiiresti läbi käia ja minu illusioonid ja minu nii-öelda need haiguste enda nagu need määramised, et need saavad nagu kohe nagu laualt ära, et siis kui me räägime läbi, et mis need testid tähendab, mida peab täpsemini uurima, siis nagu terve mõistus tuleb tagasi, siis sest muidu, kui ma hakkan guugeldama, mis tähendab eritrotsiitide nii-öelda arv nii-öelda uriinis, jällegi alustasime sellest teemast, et see ei lõpe hästi, aga see küsimus, et miks ma uurin oma tervist preventatiivselt ja tundub, et nagu mul jällegi traditsioonilise nii-öelda selle flow järgi ma peaksin minema arsti juurde ainult siis, kui mul on tõepoolest probleem, aga tegelikult ma pigem kaldun sinna maailma, kus sina oled. Et enne, kuni sul ei ole midagi, mis on sul juhtunud, et määra ära, mis on need õiged käitumisharjumused, et kas tõepoolest need samad kusihappe küsimus ja kõik see, et need on nagu väga olulised trendid, mida sa suudad need ära fikseerida ja aru saada ja saada targemaks, et kuidas kas minu elustiil on piisavalt hea selleks, et endale korraldada hea ja tervislik tulevik, mitte see, et miks sa oma tervist nagu ise uurid. See tundub, et nagu ma tegelen enesediagnoosimisega ja nii-öelda mõtlen asju välja, aga samas ma arvan, iga inimese tervislik seisund ongi see, et ta tahab teada saada, et kas tema neerud, maks ja muud organismi osad töötavad hästi. Viimane küsimus ma tahaks küsida long covidi kohta.
kui palju sul on praegu olnud case'e või inimesi, kui palju sa oled sellest olnud kursis, sest järjest rohkem case'e on ja ma olen ise olnud selle nii-öelda kaasosaline, et palju informatsiooni sa oled kogunud? Väga levinud probleem ja ma ütleks nii, et mul umbes 50% patsientidest, kes on käinud viimase 2 aasta jooksul vastuvõtul, et kui me räägime long covidist, et kui see kestab näiteks 3 kuust peale läbipõdemist, näiteks 3. kuust, et ütleme nii, need järelsümptomid ja siiani on palju ja minu jaoks kõige rohkem levinumad probleemid, näiteks millega minu poole pöördutakse, on siis juuste väljalangemine, üldine nõrkusliik, higistamist, naistel menstruatsioonihäired, meestel mingid ärevushäired. Aga sellega on ka konks, et keegi ei oska 100% seostada seda COVIDiga. Kas tegemist on tõesti long COVIDiga, kas tegemist on mingisuguste muude aja jooksul kogunenud terviseprobleemidega, mis tõesti õigel ajal, nii-öelda valel ajal COVIDiga koos välja lõid. Et on ka tõestatud, et COVID mõjutab peajurakke, terves organismis rakke ja põhjustab ka tugevat oksüdeerimist ja ühesõnaga kahjustab kõike, mida on võimalik. Aga kõike seostada COVIDiga ka ei õnnestu. Inimene võib arvata, et COVID, aga arstid on selles suhtes skeptilised. Ja kui rääkida long COVIDi sümptomite ravist või jälgimisest, ega meil ei ole ka väga mingeid kindlaid juhiseid, sest tahasin eraldada kuidagi, et kas see on long COVID ja me peame seda millegiga ravima, seda ei ole. Ja me lihtsalt räägime sümptomite põhiselt, sõltumata sellest, kas tegemist on long COVIDiga või ei ole. Muidugi, kui on raskemad juhtumid, mingid hospitaliseerimist vajavad juhtumid, mingisugused aneemiad, kehveresused, teadmata päritoluga, aga taas need on raske seostada otseselt COVIDiga. Ja kui näiteks sellest COVIDist on möödas juba näiteks 1,5 aastat, et mul on ka sellised patsiendid, kes on siiani näiteks neil ei ole jõudu, pidev kurnatus, ärevus, võib küll olla, aga meil ei ole sellega mitte midagi peale hakata. Me ravime seda täpselt samasuguselt, nagu see oleks lihtsalt ise oma haigus. Kas sul on häid case'e ka, kus inimestel on ära läinud? On ära läinud, et keegi ei tule väga vastuvõtule selleks, et Siis, kui öelda, teil on tead, et nagu mul korras, läks üle ja et pigem tullakse, et mul ei lähe üle. Ja need inimesed pigem kaovad ära vaateväljast, kui nad paranevad. Ja see on hea uudis. Ja selle long COVIDi, see ongi see, et jõudsin sinna, et hakkasin uurima, neid sümptomaatikaid oli nagu metsikult palju, sul põhimõtteliselt lihtsalt niisugune tunne, et sa vaikselt sured. Kuna sa lähed sellisesse formaati, kus sa närvitsed üle, siis sul hakkavad tekkima teised probleemid. Üks on nagu POTS, mis sa alguses sai vaktsiinist, siis ma sain selle koroonaviiruse ise. Et see nagu lükkas asju sinna peale. See ongi see esimene faas oli see, et kus põhimõtteliselt sa eksisteerid nagu infarkti nii-öelda äärepinnal, sellepärast, et sa oled nagu väga tugevalt mures ja siis kui sa rahuned maha, siis põhimõtteliselt asjad lähevad üle, POTS, kardio ja sport, põhimõtteliselt see teeb asjad kõik tipp-topiks, aga need igasugused teised asjad, mis on seotud peatööga, see on muidugi kõige rohkem nagu häiriv ja ma arvan, et mis on nagu olnud lahenduseks on see, et sa võtad endale aega, lihtsalt, et stressist kuidagi väljuda, mida rohkem aega sa endale annad, seda parem on seis. Mitte ükski asi, ma käisin lihtsalt nagu terve listi, kõik arstid, kõik võimalikud, Nina on saanud kannatada, mulle alguses pandi vale diagnoos, mulle esimene ninakurguarst pani, et mul on haimoriit, seda mul ei olnud,
noh, sain vähemalt mingisugust psühholoogilist ja füsioteraapilist abi, et arst ütles, et need asjad taastuvad ja kõik need, noh, vähemalt osaliselt ma tunnen ikkagi nii-öelda lõhna, nii et vähemalt see uudis on hea, et iga kord, kui sa saad mingi psühholoogiliselt hea nagu uudise, siis sisemine tunne kohe nagu hüppab üles, nii et see nagu, noh, minu jaoks oli nagu kahtlane, et ma mäletan siis, kui ma olin nagu äärmiselt halvas seisus ja ma läksin arsti juurde, perearsti juurde, me vaatasime kõik minu analüüsid läbi, siis ta ütles, et kõik on tipp-topp, järsku pea läks selgeks. Noh, see ongi see, millest sa räägid, on ju, et väga raskene aru saada, et kus see nagu COVID on, võib olla mingisugused õnnehormoonid nagu mõjutavad seda, aga noh, see ongi see, et kus sa hakkad tervisega tegelema, noh, kolesterool on üks asi, aga nagu ülekaalulisus ja kõik need muud teemad tulid kohe sisse. Ja loomulikult, noh, nüüd ei ole varianti, et nüüd tulebki nagu see elu kuidagimoodi tervislikumaks teha. Aga noh, kui sa oled 30 ja siis sa satud sellisesse olukorda, kus sul silmades midagi virvendab, sul on raske hingata ja mis iganes, siis sa mõtled selle peale, et kurat küll, et noh, väike laps ja igasugused muud asjad, et see on ilmselt nagu stressi on seal nagu palju rohkem, no kui sa teed nagu täisajaga tööd ka veel, siis noh, ma ei kujuta ette, et ilmselt on inimesed, kes on nagu kaotanud ka töö või mitte isegi kaotanud, vaid noh, ei suuda tööd teha ja mis iganes nende olukord on, et tundub, et see on nagu miski, millega me nagu võitleme vähemalt psühhosomaatilisel tasemel järgmised, ma ei tea, 10 aastat või kui palju see nagu sümptomaatika saab üldse kesta. Aga see, et nagu pea on udune, see on väga huvitav sümptom, et tõepoolest noh, ei neuroloog, mitte keegi ei suuda nagu mitte midagi nagu päriselt leida. Aga ma kujutan ette, et noh, YouTube'i kommentaarid on tänapäeval nagu infoallikas, sest inimesed jagavad seda, mida nad nagu läbi elavad, sest kui sa paned long COVID, siis seal on suur nimekiri ja kõik hädaldavad ja mõni on nagu kirjutanud seda, et lihtsalt on võtnud 3 kuud vabaks, ei tööd ega mitte midagi, pere toetas ja siis noh, kuidagimoodi sai nagu selle psühholoogilise seisundi korda. Et ma kujutan ette, et see on kombinatsioon, aga see ei ole nagu see olukord, kus sa tahaksid olla, kui sa oled noh, oma täies mahus, on ju. Et sellepärast ma küsin, et kui palju neid inimesi on, sest vähemalt UK-s seal raporteeriti, et neid inimesi on nagu miljonites ja ma vaatasin, et igasugused teenused hakkavad välja tulema, et mis noh, nii-öelda tahavad inimesi aidata long COVIDiga nii-öelda võitlemisel, aga tundub, et see nagu sellel vastust nagu ei ole. Noh, juhul kui su neerud on saanud kannatada või mingisugused organid, see on juba teine probleem, on ju, see on juba professionaalne sekkumine. Just. Aga kui sul on pea katki, no jah, no sellepärast nad saadavadki psühhiaatri juurde. Aga noh, psühhiaater ei suuda ka nagu, noh, kui sulle öeldakse, et sa pead tegema pausi, on ju, 3 kuuks, noh, kes suudab seda teha, on ju. Nii et sa iga kord nagu stress tundub, et nagu väga tugev faktor selleks, et kogu aeg seda süvendada. Kuidas inimesed leiaksid sinu kohta infot ja kuidas nad saaksid sinu kohta rohkem teada? Minu kohta võib leida infot meie kliiniku, ennetusmeditsiinikliiniku kodulehel ennetusmeditsiinikliinik.ee. Võib lihtsalt guugeldada näiteks Sergei Saadi ja võib ka mind ja meie kliiniku teisi töötajaid, näiteks dietoloogi ja teist arsti, kes meiega töötab ka doktor Elina Padaljan. Meid oleks võimalik leida ka Minodoki videokonsultatsioonide platvormilt. Ja teie saate kirjutada vajadusel ka nii-öelda suunamisi teiste arstide juurde ka? Ja. Meil on selline üldmeditsiiniline kliinik sisuliselt, et me lihtsalt keskendume metaboolsele tervisele ja nii-öelda elu pikendamisele, kui seda võib nii nimetada, selle longevity teemal, et uurime nii inimesi ja selliselt holistiliselt natuke rohkem läheneme kui teised arstid. Aga jah, pigem üldmeditsiiniline teenus, perearsti teenus ja Aga suur tänu, et said tulla, ma arvan, et see on väga oluline diskussioon, mida pidada, et inimestele meelde tuletada, et tegelikult neil on võimalus elada hästi ja kaua, et see on kindlasti üks unistus, millest tuleb unistada, mitte unustada. Ja,
suur tänu, jah, aitäh, Naseri! aitäh!